tere! Selles videos räägime HRV ja ERV soojusvahetite erinevusest. Seenderi ventilatsiooniseadmetes on kasutusel plaatsoojusvahetid ning neid on kahte varianti, HRV ja ERV. HRV soojusvaheti tagastab siis ainult soojust ja ERV lisaks soojusele ka niiskust. Siin on üks näide plaatsoojusvahetist ning see koosneb sellistest väikestest plaatidest. Põhimõtteliselt plaadi ühel küljel liigub siis soe väljatõmbeõhk, teisel küljel külm välisõhk ja soojustagastus toimib siis läbi selle plaadi. Aga vaatame tahvlile joonistades täpsemalt, kuidas need soojus- ja niiskustagastuse protsessid toimuvad. Vaatame esmalt soojustagastuse protsessi talvises olukorras. Joonistame siia ühe plaatsoojusvaheti. Just käib meil läbi toast välja tõmmatav soe õhk. Ütleme, et toas on 22 kraadi ja õuest tuleb külm õhk. Võtame talvel välisõhu temperatuuriks -5 kraadi. Tänu soojustagastusele anname me toast välja tulevast õhust tagasi enamiku soojusest ehk siis 22 kraadist saab umbes 18 kraadi. Ning selle juures õue välja visatav õhk jääb umbes -1 kraadi juurde. Kujutame seda sama olukorda ka ühe plaadi lõike näitel. See on siis soojusvaheti üks plaatidest. Ühel pool seda plaati liigub soe väljatõmbeõhk ja teisel pool külm välisõhk. Tavalise plaatsoojusvaheti puhul kandub soojus läbi selle plaadi sisse puhkõhule ja niimoodi me soojendamegi oma sisse puhutavat õhku ning ventileerides ei lähe soojust toast kaduma. Selleks, et ERV soojusvaheti tööd iseloomustada, lisame siia juurde niiskuse. Talvel toas on meil õhk soe ja niiske. Toas pesus käies, süüa tehes jääb meil õhku niiskust, mille siis tavalise soojusvahetiga ventilatsiooniseade viskaks siis otse õue. Ning kuna talvel välisõhk on väga kuiv, siis ka tuppa tagasi jõuab kuiv õhk. Kuiva õhku pidevalt tuppa puhudes tahes-tahtmata juhtub see, et meil tubades õhu suhteline niiskus langeb ja see hakkab inimesele põhjustama ebamugavust. Limaskestad kuivavad ja see väljendub siis kurgu kuivuses, silmad kuivad ning samuti ei mõju see hästi mööblile, eriti just puitmööblile, et see niiskuse muutudes siis tõmbub kokku ja paisub ja võivad tekkida praod. Nüüd, kui selles olukorras on meil niiskustagastusega soojusvaheti, siis suure osa sellest väljatõmbeõhus olevast niiskusest me tagastame tagasi sisse puhkõhule. Sellega me hoiame toas suhtelise niiskuse taset oluliselt kõrgemal ja sisekliima on sellest palju mugavam. Plaadi lõike peal näeb siis välja midagi sellist, et väljatõmbeõhus on meil niiskust palju ning sissepuhkõhus hästi vähe. Seenderi plaatsoojusvahetid on patenteeritud tehnoloogial valmistatud ning need on tehtud polümeermembraanist. See membraan on selles suhtes eriline, et see laseb läbi ainult veeauru molekule ehk siis niiskus, mis on väljatõmbeõhus, kandub tagasi sissepuhkõhule. See protsess toimub siis tänu veeauru osarõhkude erinevusele. Kuna meil väljatõmbeõhk on soe ja niiskust seal sees on palju, siis on selle veeauru osarõhk kõrge, samas külmas väliõhus on osarõhk madal ja puhtalt rõhkude erinevusest surutakse see veeaur tagasi sissepuhkõhule. Siin võib tekkida ka küsimus, et väljatõmbeõhus võib meil olla ka mustust, mingeid viiruseid, baktereid, et ega need siis ei kandu tagasi sissepuhkele. Selle peale on mõeldud ja need ei kandu tagasi. Seda sellepärast, et veeauru molekulid on hästi väikesed, ainult need mahuvad siit membraani struktuurist läbi. Kõik viiruste ja bakterite molekulid on oluliselt suuremad ja mustuse osakesed samuti on nii palju suured, et need siit plaadist läbi ei lähe. Seega igal ajahetkel on meil sisse puhutav õhk värske ja puhas ning niiskustagastusega ka õige suhtelise niiskusega. Nüüd, kui me kujutame ette
sama asja suvises olukorras, siis on õues meil oluliselt soojem. Ütleme, et näiteks 20 kraadi, sisse puhume midagi sarnast, ka sooja õhku ja õue tagasi läheb ka selline 20 kraadi. Suvel on meil välisõhk siis soe ja niiske. Ning me ei taha seda niiskust tuppa puhuda. Mida rohkem me seda niiskust tuppa puhume, seda ebamugavamalt, palavamalt me ennast toas tunneme. Seega niiskustagastus toimib siin vastupidiselt talvele. Kui talvel me tagastasime selle tuppa, siis suvel vastupidi me tagastame enamiku selle niiskusest õue tagasi. See annab meile võimaluse puhuda tuppa kuivamat õhku ja tagab meile toas mugavama enesetunde. Isegi kui temperatuur on kõrge, siis kui suhteline niiskus on toas madalam, siis tunnetuslik temperatuur on madalam. Võtame kokku räägitud teemad. Meil on 2 tüüpi plaatsoojusvaheteid. HRV ehk tavaline plaatsoojusvaheti, mis tagastab ainult soojust, aga negatiivselt poolelt võib talvel toas õhu liialt ära kuivatada ning suvel jällegi toob kogu selle niiskuse meile tuppa. Teine variant on ERV ehk niiskustagastusega plaatsoojusvaheti, mis lisaks soojusele tagastab ka niiskuse. Talvel aitab hoida meil mugavamat sisekliimat, tuues tagasi tuppa osaliselt toas tekkinud niiskuse. ERV soojusvaheti puhul on veel suur eelis, et energiamärgise arvutusel me saavutame oluliselt parema tulemuse. Seda sellepärast, et me peame ERV soojusvaheti puhul vähem seadmesse sisenevat õhku ette kütma. Kui tavalise plaatsoojusvaheti puhul me peame seadmesse sisenevat temperatuuri hoidma vähemalt 0 kraadi juures, siis ERV puhul on see kõigest -5 kraadi ja see 5-kraadine vahe annabki meile üsna suure säästu õhu ettekütmise pealt ja selle võrra jällegi madalamad küttearved. Paigalduse poolelt väike nüanss, et ERV soojusvahetiga seadmete puhul ei ole vajalik ühendada kondensaadi äravoolu, kuna see liigniiskus, mis tavalisel juhul välja kondenseeruks, selle me tagastame sissepuhuga õhule tagasi. Kokkuvõtteks on meie soovitus Eesti kliimas kasutada ERV plaatsoojusvahetiga ventilatsiooniseadmeid, et hoida mugavamat sisekliimat toas ning säästa ka elektrikuludelt.